ja ma käin veel koolis ja ma käin ülikoolis doktorantuuris ja ma ei teagi, palju mul õpikuid on, terve riiul on täis, ma arvan, et äkki 50. Hea küsimus, ikka tuleb, alati on tulnud, ma väga loodan ja mul on väikene varuvariant ka. Ma olen iseenda jaoks kingituse valmis pakkinud, et kui juhtub, et päkapikk mind ära unustab ja eks ma siis selle sussi teen ka seda mõõtu, kuhu mu kingitus sisse mahuks. Kui mul käiks jõuluvana, siis sel aastal oleks minu jaoks hea uudis, kui Ukrainas oleks rahu. Mis on maailma taga? Maailma taga on teine maailm ja inimesed moodustavadki selliseid omaette maailmasid, suuremaid, väiksemaid, et kus nad üksteist tunnevad ja kus nad koos tegutsevad, et päris väike maailm on kodus, kus lapsed kasvavad, siis natuke suurem maailm on juba lasteaias ja koolis. Koolis käis hakatakse aru saama, et ahaa, elame kuskil linnas või vallas, kus me nagu igapäevaselt toimetame. Ja siis on meil veel riik, kus inimesed räägivad enam-vähem samas keeles. Siis on Euroopa Liit, kus demokraatiast lugupidavad riigid on nagu kokku koondunud. Ning siis on maakera mõttes ka maailm olemas. Me nimetame maailmaks maailma. Ja siis, kui neil mõtlete Avatari filmile või mõnedele muudele ulmefilmidele, siis on kuskil mujal vist ka teised maailmad. Aga seda me tegelikult siiani päris ei tea. Mina sõidaksin rongiga puhkama Tallinnast Pärnusse ja just nimelt sellepärast, et kunagi, kui mina olin lasteaialaps, siis ma käisin oma emaga puhkamas just nimelt rongiga ja pean ütlema, et rongiga saab palju kiiremini Pärnusse kui bussiga. Ma ei ole kunagi helikopteriga lennanud, aga ma väga tahaksin. Ma natuke kardan ka, sest helikopter on minu arust nii väike. Aga mida ma tahaksin näha? Ma tahaksin näha, milline Pärnu ülevalt välja näeb. Mulle tundub, et Pärnu on selline väga-väga huvitav. Ja kui ma päris hästi nüüd mõtlen, siis Pärnu tegelikult on ju täitsa selline poolsaare moodi linn. Ja võt seda ma tahaksingi ülevalt näha. Tegelikult mina ei söögi kommi peaaegu üldse, puhast šokolaadi tahaks saada, kui üldse magusa peale mõelda ja pigem tuleb ikka nagu puuvilja ja sellist kasulikku asja endale sisse ajada, et tervis ka hea oleks peale selle, et on maitseb. Nii et jah, kommidega on kehvasti, väga ei paku huvi. Vaat see on küll üks väga hea küsimus, sellepärast, et see äratas minus uudisimu. Ma olen käpapatrullist ainult natukene kuulnud ja meil on kolledžis üks mesikäpp, kelle juurde ma tulin ja küsisin, kas tema on käpapatrull. Selgus, et ei ole. Siis ma läksin koju, uurisin ja sain aru, et need on ühed väga vahvad tegelased. Mitte ainult, et nad ei päästa maailma, vaid nad on ka väga targad ja nutikad. Ja kui mina saaksin valida, kes käpapatrullist olla, siis ma tahan olla loomulikult Sky. Sellepärast, et ta on tark ja ta oskab juhtida igasuguseid huvitavaid õhusõidukeid, helikoptereid, lennukeid. Ja mulle meeldib, et seal multifilmis on veel teised taibud, kes räägivad sellist juttu nagu, et dinosaurusel on dentaalne dilemma, mis tegelikult tähendab, et tal on hammastega probleem. Teadusmaailmas räägivad targad teadlased ka tihti väga keerulist juttu. Ja siis on teised targad inimesed, kes selle tõlgivad ilusasse eesti keelde. Nii et ma sain ise targemaks selle küsimusega, aitäh, aga mina küsiksin vastu, kas mesikäpp on käpaline? Uurige välja. Ussid saavad puu otsa mitmel viisil. Suuremad ussid roomavad mööda puutüve ülesse, aga väiksemad ussid saavad sinna lausa lennates. Need väikesed ussid, keda te puude või põõsaste peal näete,
on sinna saanud seetõttu, et erinevad liblikad on munenud muna ja sellest munast on arenenud uss. Erinevad linnud söövad erinevaid asju. Merelinnud söövad kalu, metsalinnud söövad putukaid ja suuremad röövlinnud söövad isegi liha. Minul ei ole kapis mitte midagi, sest ma olen praegu reisil Fidži saarel ja kõik minu asjad on selles roosas kohvris. Ja kui küsite, et mis asjad teevad brn või siis brn teeb see takso, mis kohe varsti mu peale võtab. Ja teen siis, kui juba uude kohta jõuan ja seal sama tore ja ilus on nagu siin. Ega võib-olla väga ei meeldigi olla suur, sellepärast et lapsena on elu palju lihtsam ja ei ole nii suurt vastutust, aga kui suureks kasvad, siis pead kindlasti sama targaks, sellepärast Eesti president ütles, et tark rahvas ja tark inimene saavad alati hästi hakkama ja leiavad igas keerulises olukorras lahenduse. Ja meil kõigil on päris oma sündimise päev ja oma sünnipäevaks ma sooviksin, et kõigil oleks rõõmus tuju ja päike südames.